Minu nimi on Karl-Erik. Minu nimi on Gabriel. Kas ehitatakse mingid uued tuled, mis näevad välja nagu linnud? Siin on üks tegelane ausalt öeldes sellest lavastusest, kelle nimi on Ilmalind. Ja seal on üks tüdruk, kes... Te olete mänginud kunagi sellist mängu nagu kivikuju või? Jah. Võt seal ka lapsed mängivad kivikuju ja üks tüdruk muutubki päriselt kiviks. Ja samal ajal, kui ta päriselt nagu üleni kivi, siis ta näeb oma kujutluses ühte lindu, kes lendab sinna ruumi nagu sisse. Ja see on niisugune suur ilmalind, kelle munast maailm alguse sai ja siis on värvitud, tema selle linnu tiivad on värvitud sellise UV-valgusega ja tal on sees üks pirn. Et kui see panna põlema, siis on nagu tema süda ja siis kui ta need tiivad nagu lahti teeb, siis ta nagu helendab ja hõljub. Ja seda juhivad 3 näitlejad, kes siis nagu hoiavad siit alt nagu pulkades kinni ja siis nad nagu lendavad temaga üle ruumi. Tekib selline maagiline hetk. Siin koerapea on. Siin näitleja mängib ühte tegelast, kelle nimi on Ahto. Ja siis tal on tehtud nii, et ta on nagu... Pool mees, pool koer. Jah, nagu koerakoonlane. Ja siis näitleja muidugi kannab siin nagu maski, aga tegelikult ta mängib selle maski nagu äratab ellu niimoodi, et kui ta kapuutsi ära võtab, siis tal on seal taga koer, kes käitub nagu koer ja tegutseb nagu koer, haugub ja jookseb ringi. Mis ta ütleb ka seal ühe korra, et teised tahavad temaga tagaajamist mängida, aga ta ütleb, et ma ei saa tagaajamist mängida, sellepärast, et nii kui ma jooksma hakkan, siis mul tekib kohe üks paari jalgu juurde. Et hakkab, muutub koeraks.